Teekonnal läbi Luunja keskuse Jõesadama poole paistab kohe silma, et rahvas siin oma kodukanti võssa kasvada ei lase. Mulle vaatavad vastu kaunis allee, rohetav mõisapark koos roosiaiaga, aga kaugele jõuavad need, kes mõistavad väärtustada vana ja samal ajal oskavad arendada uut. Tervitus! Tere! Mina Marko. Mina Aare. Tervitus, Aare. Sina oled vallavanem Luunjat. Mis on Luunja valla kõige tähtsam asi või objekt või märk või sümbol? No kõige tähtsam vallas on muidugi tema inimesed. Aga kui me räägime märgist või sümbolist, siis võib-olla see koht, kus me siin oleme praegu Luunja nii-öelda keskel, siis üks märk on sadam. Ja mis imeasjad kõik siin juhtuma siis hakkavad tulevikus selles soodis? Hakatakse siin paate vette laskma, seda saab ka praegu teha, slipp on siin olemas, hakatakse siin silduma, sõitma Emajõe peale, Peipsi peale, kõik see, mida jõe peal teha saab ja kõik need teenused, mida üks sadam pakub, seda me plaanime teha. Luunja sadam on selle poolest ka eriline, et siin on, kuidas öelda siis, järve ja jõe pääste üksus, mis on üsna ainulaadne vist siin kandis siiski. Mere ääres on neid päästeüksusi vabatahtlikke päris palju üle Eesti ja öeldakse, et see vabatahtlik merepääste on üks Eesti edulugusid, siis siin kandis on ka oma edulugu. Ja võib-olla sa, Aare, ei tea, et mina olen ka üks Luunja päästeüksuse liige. Mina sain oma koolitusi just täpselt siin, selles, kuidas sa ütlesid, käärus, jõe käärus või soodis, jõe soodis. Tervitus! Tervist! Mäletate veel mind? Ma mäletame ikka. Mul ei ole küll teie tohib istuda siia, jah? Ikka. Teie kostüümi kaasastena, aga mul on ju ka selline punane fliis. Noh, ma hiljaaegu vaatasin ikka, Tallinna meestel ei olegi nii uhked kaatrid kui teil. Jah, Emajõe peal peab ikkagi... Te olete siin rikkavad või? Ja vähemalt küll. Aga siin tuleb punktist A punkti B suht kiiresti sõita ja sellepärast on ka edasi viivaks jõuks 175 vabajõudu mootor. Ütleme nii, et meil on väga palju varustust ja kõike, aga ainuke asi, mis meil tegelikult puudu on kaater. Et see on meil praegu renditud alus. Mina tahaks nii uhke paadiga sõitu küll proovida. Lähme teeme ühe siis kiirema ringi ka siin. Vaatame, kuidas varustus valmis on päästeks. Ikka teeme, muidugi. Mööda jõge edasi, enne Peipsit, algab Emajõe Suursoo. Jõhvika maiastel on see kant ammututav. Siin kasvab marju nii ohtralt, et 10 aastat tagasi peeti Suursoos esimesed Jõhvika korjamise maailmameistrivõistlused. Paljudes Euroopa riikides on sellised märgalad loomade, lindude elupaikadena hävitatud. Vahest ei tasugi loodussõpradel rännata kohe kaugete merede taha soid ja krokodille vaatama, kui meil lendavad siin merikotkad, kalakotkad, kaljukotkad, konnakotkad ja kes kõik veel. See looduskaitsealune ala jääb ka Luunja jõe päästjate piirkonda. Mis need põhilised siis, ütleme, juhtumid on abi osas? Kas see on kütuse lõppemine või midagi muud? Ütleme, et kahjuks meid kutsutakse pigem appi siis, kui on juba asi halvasti lõppenud. Et me juba otsime siis kedagi kusagilt siis põhjast. Meil otsinguteks on meil näiteks öövaatlusseade, käsiseade. Siis on meil olemas droon, millel on siis termokaamera küljes, millega on siis võimalik ka metsadest näiteks inimesi otsida ja kallastelt, et seal on väga tundlik ja on võimalik neid temperatuuri erinevussi sättida. Niisama hästi, nagu on varustatud päästjad, on varustatud ka Luunja jõe sadam. Olgu selja taga raske tööpäev või lõbusõit, jõe peal toimetajad ei pea sõitma Tartusse kere täitma, vaid saavad sisse astuda kapteni keldrisse. Meil on tervituseks pakkuda selline meie maja traditsiooniline pits. Kutsutakse räimesigariks. Räimesigar. Kastan siia sisse ja panen soo. Just, nii ta käib. Aigu hea, Mati. Aga kus see räim tuleb teile siia? Räime võtame kohalikult Peipsi kaluritelt, et võimalikult värske ja otse. Ja see on siis paneeritud, see on leivapuru või mis see on? See on leiva ja õllepuru, jah. See natukene salajane retsept, ma päris ei saa rääkida.
valmis! Et puhkus saaks ikka õige meki, tahad ju lisaks heale toidule lustida ka. Samad mehed, kes panid Luunjas alguse kohalikule jõepäästele, tegutsevad mitmel rindel. Nad nägid, et jõe äärde on vaja puhkemaja ja panid püsti Riverside'i villa. Nüüd tõmbavad mõnulejad veelauda või leilitavad jõesaunas. Ja kui mina tahtsin jõel supilauaga sõitu proovida, organiseerisid Luunja mehed ka selle ära. Eks see olegi ühe sadama arendamise saladus. Julged pealehakkajad. Kui sa püsti tõused, siis põlved hoiad kergelt krõnksus. Ära ei lukusta ja teine asi, keharaskus hästi natuke ette poole. Ja siis ei juhtu ka mitte midagi. Mitte midagi juhtu. Saad täiesti vabalt sõidata. See on jaudis. Ja praegu juba tõusen siit kai äärest püsti või? Ja lükka ennast natukene lahti, siuke pool meetrikest ja juba saad proovida. Aer pane ühe külje peale laua peale ja kõigepealt üks jalg, siis teine jalg ja oot nii, just. Jalad enam ja mõlgade laiuselt ja ongi korras. Oot. Suht ebastabiilne. Ja tasakaal paika, siis ma arvan, et Eestis vastast ei oleks. Päriselt ka. Need oskused, aeruga sõiduoskused on suurepärased. Nii, pargime laeva ära, ongi enam vähem hästi. Nii, saun on nüüd võetud. Ma olen juba vanem mees, ma olen väsinud. Nüüd ma lähen sinna Riverside'i villasse tudile. Minu ränk raske tööpäev Luunja vabatahtliku järve ja jõe pääste meeskonna liikmena on läbi saanud. Päike loojub selle Riverside villa katuse taha ja õhtu on kätte jõudnud. Elage hästi ja kandke ikka päästevesti.